meil on siin käimas väike muudatus. Karjuma. Lapsed vaatavad all Elsat, söövad jäätist ja Toni, näed, võttis ära lambi. Ja see läheb nüüd siis sinna tuppa. Siin ei ole tuld. Tööta miski. Toni ütles ülevalt korruselt tule ära. Nii tolmune. Tuleb sinna panna, jah. Puhtaks teha. Tulmakogu, jah. Nii, mis nüüd siis? Nüüd tuleb panna uus lamp. Kuidas see veel käib? Kus kruvid on? Karju. Karju. Nii. Ära peab märkima enne. Täna on esimene lumine päev. Oda. Oi. Tule nüüd, lähme nüüd. Ja tulime maja juurde. Toni võttis ATV emalt. Nagu vikerkaar või? Ja nüüd paneme kelgu. Steed seal. Paneme kelgu taha ATV-le ja lähevad kelgutama. Netuga muidugi jagada nii külmakartlik, et nii kaua läheb aega või nagu nii vähe saab õues temaga olla. Praegu ongi auto seal soojas, et kui tal külma, siis me saame tagasi minna. No nii! Ja netu ei saa, jah? Kodus järele tehti. Hästi pikk reis ja hästi vaikselt. Minge peale. Midagi YouTube ükute maha, ega ma... No mine siis. Noora on katsejänes. No tegelikult ei ole väga all. Mulla ei valmis. Palju Noora. Või kõvasti kinni. Valmis või? Oi. Kaldas jah. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live. Meie oleme praegu Põlvas. Käisime poes, ostsime ilutulestikku, seda pisikesi neid mingeid säraküünlaid ja asju lastele. Nüüd pizzat ja nüüd oleme terminali tanklas. Toni läks süüa võtma meile teistele. Meie rumalad ostsime siis Coopist mingi toidu ära. Ostsime pizzat, siis me ostsime saiakesi, et siis süüa nüüd. Siis me ei ole täna päevad siin midagi söönud. Ja siis... avastasime koju sõitis, et aga oota, tankla on ka, terminalis on suht head põrussid kogu aeg, meile väga meeldivad. Terminal on ka, et tahaks hoopis terminali, siis tulime hoopis terminali.
Pitsat saab homme ka süüa selles suhtes, et me oleme niikuinii kogu aeg kodus. Aga jah. Nüüd ostame topelt asju, veits nõme, aga pole vast hullu. Täna on meil käsil vetsuremont. Värskendus. Jah, ei saa öelda remont. Värskendame. Sinna servin ära, põranda vahetame ära ja poti vahetame ära. See osa jääb suht samaks ilmselt, aga lambi paneme ka vist uue siia. Rohkem valgust. Vaadake seda kaost siin köögis. Vaesed lapsed peavad sööma seal. Siin on... Tšau! Sa nii arvad? Siin käisime täna linnas. Süda või? Kui nunnu süda! Sa nii nunnu. Ühesõnaga, nüüd tuleb mul mõte täitsa sassi siin. Käisime linnas, ostsime värvi. Toni ostis ketta, et saaks siin lihvima hakata. Ja näete, selline ilus seis on siin põranda all siis. Homme saame minna alles toru järgi, mis sinna läheb. Seal on vana see maailm toru. Me paneme kõik uue. Muidugi kõige õigem oleks teha nii, et see toru ise ka välja võtta ja kõik, mis garaažis nagu all on, kuhu see toru läheb, et tooga ära vahetada. Aga see on nii räme töö, et me praegu seda teha ei saa. Äkki uued omanikud saavad. Seal vaatan, et oli vist kunagi radikas. Tonni ütlesin, saab tagasi panna või? Kas sa peedad ennast või? Jah. Oota, kui sa ära piirust, kui sa tööd hakata. Tule aitele kahte rääkida. See, et tahaksin nagu radikat siia tagasi saada seina, aga Tonni ütles, see on ka suur töö. Et see taga ei saa. Aga nüüd Tonni hakkab lihvima seda pinda nagu siledamaks. Vaadake nüüd seda. Tonni on tolmumees. See on ikka jõhker, milline ta välja nägi. Appi, nüüd on kõik äbliku võrgud. Vaata, muidu isegi ei näinud. Ma nagu puhastasin üks päev. Tassin nagu kõik nurgad. Appi! Kõik nurgad. Vaata, sealt nurgast puhastasin ära, aga seal ma ei näinud midagi. Vaata. Ma arvan, et need on alla kukkunud. Ma ei usu, et need on olnud siin nii. No võimalik, ega nad võivad nii imepisikesed niidid olla, et sa lihtsalt silmaga ei näegi neid. Appi, vaata siia taha endale. No tore, siis on, vähemalt on hea, et need saab kõik ära puhastada, sest päriselt ka ma neid elu sees pole näinud. Muidu ma ikka näen, et kohati tuleb sinna nurkadest, tuleb äbliku võrke, et tõmbad tolmariga ära. Aga nüüd, see on ikka äge. Jõhker tolm, kõik maha. Mitte midagi nagu. See on ka hull, jah. Ma hakkan koristama ja siis on näha, mis tulemus jäi. Kas peab veel lihvima või ei pea, nii? Jah, no enam vähem ikka. No edu sulle. No davai. Täna on järgmine päev ja meie just ostsime poti ära. Ja nüüd me lähme Jyski, et osta sealt üks kapp. Seinakapp siis sinna pesumasina kohale, et oleks vaja siis normaalselt kappi praegu nagu riiul, aga see riiul on kogu mingi kola täis. Seega otsustasime, et ostame kapi sinna, siis ei ole näha seda kola. Et siis on palju parem. Nüüd sõidamegi Jyski, jah? Jah, kus soovid. Praegu on siis selline seis. Põhimõtteliselt üks krundikiht on peal. Sinna Toni pani 2, ma ei tea, mis seal juhtus. Aga siis mõtlesime, et tegelikult ei olegi ju vaja panna 2 krundikihti, vaid pigem rohkem värvi. Ühesõnaga, las see krunt olla. Toni läks seljaga vastu seda toru ja lükkas selle veekraani lahti niimoodi, kõik pritsis sinna. Toni tegigi nalja, et kui seal ei oleks ees olnud seda kaltsu, siis oleks kõik ilusti kanalisatsiooni läinud. Aga jah, kalts oli ees, sest et sealt tuleb haisu. Aga jah, nüüd on varsti minu kord. Ma ootan, kuni see värv ära kuivab, või krunt. Ja siis hakkan värvima. Mina alustasin värvimisega. Nüüd siin nad on ühe kihi saanud. Siin on tegemata, siin on tehtud. Siin on küll kõik ilusamad jala nagu näha, aga
it is what it is, kaugelt on ilus. et jah, värvin siin muudkui. No nii. Nüüd hakkab pihta põrandapanek. Mina siin eile seinad harjutud. Ja nüüd paneme laminaadi maha. On nii, Toni või? Küll ikka alati kinnitust saab. Küsid ühte sama asja. On nii, Toni või? On nii, Toni või? Ma värvisin eile sellega ära. Need piidad ja asjad, see oli hästi kole ja nad siit isegi, see värv isegi ei kinnitunud siia, kus see, ühesõnaga ei kinnitunud. Aga see on nii räme, vaata siuke läikiv, lakine värv ja see haiseb jõhkalt. Nüüd me peame siin mitu päeva nüüd kannatama selle haisu käes. Ma parem ikka, kui see hais, mis siit kanalisatsioonist tuli. Kate on nüüd maas, Tuni lõikab veel ääri ära. Ja siin on, muidu põrand on jääkülm ju. Siin ruumis on ühtegi soojustust, siin kunagi oli. Seal on need, ma ei tea, kas ma juba näitasin, aga seal on need radikatorud vanad. Aga keegi on ära võtnud need enne meid juba. Ja siin ei ole ühtegi soojustust, nii et see ruum on suht jahe, aga nüüd see kate hoiab nii hästi sooja. Ma istusin siin maas ja mul oli soe ja see on mingi 3 millimeetrine nagu nii naljakas, et see asi hoiab nagu nii palju sooja. Et ma loodan, et meil enne ei olnud siin parketi all seda, aga ma loodan, et nüüd siis on see põrand veel sooja. Kuigi laminaat anyway on külm, aga äkki on natuke parem isegi. Kuigi enne ka ei olnud midagi väga hullu, mina küll ei märkanud, et oleks nii hull olnud. Kindlasti need, kellel on kodus põranda küte, siis need saavad aru. Aga kuna meil ei ole, siis me nagu väga ei saa aru, et siin oleks midagi hullu olnud. Aga jah, kui see on nüüd maas, siis saab Toni hakata midagi kumba see enne teed, kas paned vetsu või paneb põranda? Põranda panen vist ära. Ja siis ta paneb poti sinna. Ja pott ootab seal. Ja siis meil läheb uus kapp siia. Need augud jäidki, sest et see kapp varjab ära. Siia läheb vana kapp ja rohkem siia ei lähegi, pesumasin ka veel ja. Aga köied paneme nüüd alla. Sest et Toni siin pahtelda saab, see nii räme, mis siin on. Ja see pahtlitöö on sellepärast selline, et ta tegi elektrikupahtliga, kuna meil oli vaja kiiresti ära saada ja ka elektrikupahtel on see, mis hästi kiiresti kivistub. Aga kuna ta kivistub nagu liiga kiiresti, siis ta ei saanud isegi siluda mitte, kui juba oli ära kivistunud, et see oli jõhker. Toni siin närvitses. Aga jah, seekord paneme liistuks. Ja see, miks me paneme liistuks köie, on see, et need seinad on lihtsalt nii kõverad, kui te näete siit. Kuidas siit see sein läheb niimoodi sisse poole ja sealt välja jälle, et see ei ole väga tore. No nii. Toni master woodworker. Näete, kui palju parketti ma maas on. Laminaati täpsemalt öeldes. No näed sa. Vaat kui kena. Nagu valatud, on ju? Kindlasti mitte. Jama on see, et jääb õhku. Õhku jääb, jama on see. Mis õhku jääb? Sealt. Aga see on raske see. Ei, see iga sellega jääb õhku. Iga järgmine lükata alla. Okei. Näete, selline ongi praegu. Paremini ei saa. Väga hea on seegi. Oled uhkeld üle või? Ei ole või? Nüüd, issamus kajas. Kuulsid või? Nüüd Toni paneb seda köit. Päris kena näeb välja, kui see köis on siin. Kuidagi läheb põrandaga kokku ilusti. Vaadake nüüd, köiega kohe palju mõnusam kuidagi. Ja need seinad on nagu on. No see läheb poti taha muidugi ja siia läheb kapp ette ja et neid seda ei näha. Aga me ei hakanud mingit kipsi siia panema enam, et niigi vähe ruumi. Ja lauspahteldust oleks ka jabur olnud teha, et nagu võtab nii kaua aega.
et see kogu protsess võttis niigi nii kaua aega. nii, Toni sätib poti seal. Poidu tuleb. uus poidu. palju ilusam kui eelmine. ja need praks puruvad. Nonii. selline. pott on nüüd paigas. näete jah. väga kena, väga kena. nüüd on vaja veel panna siia prilllaud ja loputuskast. siis ja vesi taha siit ja sa võtsid tuo toru üldse ära sealt. ei ole võtnud veel. siis siia läheb üks toru veel, pesumasina see vee äravool. jah, ühesõnaga jah, tegutseme edasi. hakkab juba looma. pott, mis pott on ju? täitsa poti moodi. no Rene, naeruta nüüd. saad vlogis olla. Jaak Arvik, näe. see oli auguga olemas. jah, ta on auguga, mis sa võid. mis asi auguga? kruvid on auguga. otsid. ohoh, isegi jääb külge, polegi kuulda. selleks, et pesumasinat üldse siia vetsu saada, on vaja pesumasin pool laiali lammutada. no näed, väga hästi. sest see uks on lihtsalt niivõrd kitsas ja ei saa mitte kuidagi teistmoodi. pool asjad on vaja ära võtta küljest lihtsalt. vaadake nüüd. nüüd on kõik valmis. sealt ülevalt Toni on üks teiplatmatu. aga nagu tundub palju suurem. no juba esiteks sellepärast ust ei ole veel. uks ootab seal. aga nüüd panime selle kapi paika. siia mahub nüüd lõputult asju. see on nii sügav. see on tegelikult mõeldud riidekappi pealmiseks kapiks. ja aga ta sobis täpselt siia mõõtude poolest nagu laiuselt. seega ma võtsin selle siia. Toni pani muidugi tugevamate kandurite ja asjadega kinni, sest et nendega, mis ta oli algselt mõeldud, ilmselt ta ei oleks seinas püsinud, sest et ta tegelikult on mõeldud teise kapi peale toetuma, et ta ei ole mõeldud üksikuna seinal seisma. aga siis Toni improviseeris, siia tahaks uusi kaste nüüd punutud, selliseid nagu samas toonis umbes nagu see kapp on. ja vaata, kui ilus nüüd sai. palju parem ju. see kassivets võtab muidugi jõhkralt ruumi ära. aga noh, ta on nii hea, et ma ei seda ei asenda ükski tavaline vets enam. Luna, kuidas sulle meeldib? halvasti. jah. nüüd on õhtusöök tehtud, lapsed söövad, Nooraga kohe liitub, Toni tahab sibulat endale peale, minul ei maitse. Wow. Kas sulle maitseb, Luna või? okei. aga söö ka, oota, sulle piim ümber tibu. tegin sellised kreemised makaronid kanaga, nii hea, pole veel maitsnud, aga nii hea.